minu ärevusfoon on ääretult kõrge hetkel, aga mitte sellepärast, mida te arvate. Pärast seda, kui me hakkasime salvestama selle väikese rekorderiga, mis seal hetkel kõlari all peidus on korduvalt juhtunud selliseid olukordi, et me salvestame, räägime, kuskil jookseb mingi tund 20. Ja siis ma avastan, et see punane tuluke, mis näitab seda, et see salvestus nagu salvestab, ei põle. Ja ma ei ole kunagi nagu 100% kindel, kui kaua see punane tuluke kustunud on. Oled sa aru saanud ka, et millest see sõltub, miks? Sest ükskord sai mälu otsa. Ja ükskord sai SD-kaart täis. See oli arusaadav põhjus, miks rekorder võiks lõpetada, aga on ka muid olukordi. Muidu ma ei tea ja lihtsalt mind natukene teeb ärevaks, et ma ei näe praegu seda punast tuld. Kas sina näed? Seal on 4 suuremat punast tuld, aga need ei ole need, mis meid huvitavad. Sa mõtled seda tibatillukest, seda nööbnõela suurust. Kas see põleb hetkel? Jah. Okay, ma küsin sult niimoodi jooksvalt saate jooksul, sa saad vaadata seda niimoodi öelda. Võib-olla siis ka kohale tulnutele, tere kõigile kõigepealt, nii tore, et te tulite meie sünnipäevale, meie juubelile. Et lisaks sellele, et sealt äärelauast seal võib võtta veel neid üksikuid jooke, mis seal veel järel on ja ka neid saia tükke, mis sinna veel jäetud on, siis võite ka tulla kaarega siia ja kontrollida, kas tuluke põleb vahepeal. Kui te näete, et keegi pole tükk aega sinna pole vaadanud, siis äkki rõõmustate sünnipäevalast ja aitate välja. Aga siin me oleme, kõik on põlve otsast tehtud nagu ikka. Suurt upgrade'i pole nagu 10 aasta jooksul toimunud. Vahepeal me olime Raadio 2, võib-olla mõned teist mäletavad, me tegime seal saadet umbes 2 aastat, siis oli siuke professionaalne setup ja produtsent istus kõrval ja tuli vahepeal sekkus, kui helikvaliteet oli kehv või midagi oli valesti. Sest viga oli Raadio 2, helikvaliteet on alati parem olnud, kui ma ise teen. Sa teed paremini kui R2? Nende need limiterid olid jube mürased. Aga R2-l samas ei ole seda punase tule ärevust. Ja võt see saade tavaliselt läks eetrisse. Ja, tavaliselt läks, jah. See on tõsi. Ühesõnaga, 10 aastat me oleme seda juttu rääkinud. Jutt nagu otsa ei taha saada. Ainult kvaliteet langeb. Kvaliteet langeb sellega kuidagi ühes joones, kuidas meie selline mõtlemisvõime ja kuidagi sellise mõistuse teravus allapoole läheb ajas, sest et see on loomulik. Väga ilusasti sõnastatud lause. Ma ei ole väga rahul. Toimetaja minus ei jäänud rahule, aga jääme selle juurde praegu. Et ütleme nii, et elu kulutab inimest ikkagi. Mingi vanuseni sa nagu arened, oled siuke nagu kiire reageerimisvõimega, kiire taibuga, sa oled õpihimuline, sa arened, sa haarad, sa oled nagu švamm, mis imeb teadmisi ja uusi oskusi ümbritsevast maailmast endasse ja siis jõuad sinna nagu tippu. Ma arvan, see tipphetk, millal sul see ära käis, see tipphetk? Ma arvan, et see on keeruline öelda, aga ma arvan, et see oli enne, kui me kohtusime. Jah. Ka mul oli selline tunne, et kui me esimest korda kohtusime, siis me mõlemad olime meie parimad päevad olid juba selja taga. Ja seda oli näha. Ja seda oli näha, seda oli tunda ja võib-olla see meid siduski see peeglisse vaatamise hetk, et kui ma vaatan sind, siis seda, kuidas sa vananed, kuidas sa oled aina kehvemas seisus nii vaimselt kui ka füüsiliselt, et siis see kuidagi nagu lõpuks lihtsalt lohutab mind, sest et ma näen sinus seda, mida ma enda sees tunnen. Ehk siis seda aeglast allakäiku, seda lagunemist, seda paratamatut sööstu surma poole. Samad sõnad, aitäh sulle, see on väga ilusasti öeldud. Me oleme siin ilusas popkunstimuuseumis Poko, meie selja taga, kui keegi kuulab seda hiljem oma kõrvaklappidest. Ja ei ole juba magama jäänud, sest et me oleme tuntud unepodcast, mida inimesed kuulavad siis, kui nad magama jääda ei saa ja siis nad kuulevad esimesed 1,5–2 minutit sellest osast ära ja siis ülejäänud 2 tundi lihtsalt läheb nii-öelda nagu raisku, olgem ausad. Aga meil pole selle vastu midagi. Meie selja taga on siuke ilus, kuidas seda nimetada siis? Seinamaal. Seinamaal, mis on Edward von Lõnguse tõlgendus
kuulsast Bernt Notke surmatantsust. Nii et selline morbiidne temaatika ja morbiidsed vaibid on igati kohal siin ruumis. Isegi siis, kui me seda sõnades välja ei ütleks, kõik ikkagi tunneksid ennast üsna kehvasti ja pessimistlikult ja morjendunult. Nii et see on sedasorti sünnipäev. Tere tulemast! Aga me ei ole siin Ivoga üksi. Või isegi mitte kahekesi. Või isegi mitte kahekesi, vaid meil on suur rõõm tervitada siin sünnipäeva saates Poco asutajat ja kuraatorit Linnar Viiki ja ma paluksingi Linnari nüüd siia meie kõrvale lavale, et hakata loba ajama koos. Tere tulemast, Linnar! Tere! Ja ilmselgelt on teil tekkinud võimalus nüüd sädeleda oma vaimse allakäimise trepil, tuues saates nagu eriti vettinud Mäger, kelle best before on juba aastakümneid tagasi võrreldes teiega oma teed hakanud käima. No vaatame, kui hull see asi päriselt on, kui vettinud see Mäger päriselt tänaseks on või kui kuiv. Eks me kõik oleme vettinud mägrad tänasel päeval. Elu on raske, AI võtab meie töökohad vaikselt ära, kõik kallineb, kütus saab otsa, kliima soojeneb. Ma olin just Itaalias, seal oli talumatult kuum, siis olid mõned mu tuttavad ja kolleegid Inglismaal ja oigasid, et seal on võimatu olla praeguses kuumuses. Ühesõnaga, igal pool on väga raske. Nii et võib-olla alustaksingi seda juturingi küsimusega. Mis sulle, Linnar, lootust annab selles ärevust täis ajas, milles me praegu viibime? Kõige lihtsam vastus on, et teie annate. Nooremad inimesed on need, kes annavad. Nemad saavad kuidagi hakkama selle maailmaga või peavad vähemalt hakkama saama. Et see eeldus on see, et kõik see, mille meie oleme nässu keeranud, need koormustega riigieelarved ja tohutud võlad, see nässu keeratud keskkond, need ära kadunud töökohad, need hedonistlikud peod, mida enam mitte kunagi ei saa keegi pidada. Et meil oli üks vestlus hiljuti ühe 60. aastate ühe kultusliku toonase tärkava pop ja kultuuritrendiga ja selle teemal mul tuli meelde üks tsitaat, mille David Bowie, kunagine pruut, üks BBC toimetaja ütles väga teravalt välja, et need noored, kes olid 60. aastatel noored, et neil oli kõige parem elu. Sest et siis oli kõige parem seks, kõige paremad narkootikumid ja kõige parem muusika. Ja see sai läbi. Ja siis, kui me ehitasime küsimus, mis praegu on lihtsalt nagu AI Slopp ja Mihhail Kõlvart. ma olen natukene mures, sellepärast, et ma olen harjunud seda, et kui rääkida vanemate kogenud inimestega maailma probleemidest, siis tavaliselt see vastus on ei, tegelikult on noored kõigest valesti aru, et midagi ei ole halvasti, tegelikult kõik on nagu hea ja progress ja ma kuidagi ma ei teagi, mida teha nüüd enam praegu, kuidagi nagu ma kardan veits. Mida sa kardad? Selles mõttes, et valdav enamus asju, mis me kardame, on need, mida me ei tea. Ja lihtsalt see ebamäärasus ja teadmatuse maht on meil kogu aeg kasvanud. Ja ta kasvab tänu sellele, et maailm meie ümber koosneb üha rohkem ja rohkem teadmistest, kvaliteetsetest teadmistest. Aga üks inimene ei saa teada kõike ja see tähendab seda, et on tohutu spetsialiseerumine. Mitte keegi meist, ma arvan, et mitte ükski inimene Eestis ei oska nagu midagi peale hakata, kui tema taskus olev nutitelefon tükkideks võtta ja ütelda, pane see uuesti kokku tagasi. Me tohutult usaldame kellegi teise teadmisi, mingit ekspertsust ja nii kaua, kuni me pimesi usaldame, et see telefon minu taskus, mis on tehtud parima tehnilise teadmise järgi töötab, nii kaua me elame turvalises elus. Aga nii pea, kui me hakkame mõtlema selle peale, et me tegelikult ei tea. Kuidas see on võimalik, et ma ei tea,
üks inimene maailma ühest otsast võtab telefoni välja, helistab teisele ja seda on võimalik reaalajas teha ja pilt liigub ja kõik võimalikud imelikud asjad, millest me aru ei saa. Kuidas üks tuumaelektrijaam saab tööd teha ja elektrit toota. Siis kui me hakkame nende peale liiga palju mõtlema, siis me tunneme ennast ebaturvaliselt ja üha rohkem meie ümber igapäevase elus me märkame tegelikult seda ebamäärasust, ettemääramatust ja sellist ebaturvalisust. Ja see tekitab hirmu. Ja need on need võib-olla hirmuallikad ehk seal on 2 lahendust olemas. Üks on see, et usalda rohkem eksperte ja ära mõtle selle peale, mis võib nässu minna ja teine on see, et lihtsalt ignoreeri seda ja siis on sul turvalisem elada siin maailmas. Mida rohkem sa süvitsi lähed sellesse probleemi, mis on sinu ees, seda keerulisus on, aga need mõlemad on paraku sellised eskapistlikud lahendused. Et ideaalne on ikkagi selline olukord, kus kohas me oleme, kuidas seda öeldakse, agentsed, me oleme suutelised mõistma vähemalt mingi määrani adekvaatselt meid ümbritsevat maailma tema keerulisuses ja komplekssuses. Ja Eesti on ka väga keeruliseks kohaks muutunud, et meil kunagi akadeemik Aaviksoo on alati öelnud seda, et kui Eesti taasiseseisvus, siis tegelikult ainus, mis tuli teha, oli umbes nagu, see oli nagu vana kultuurimaja saal, mis oli nagu maha jäetud, et tuli nagu tolm ära pühkida, toolid paika panna, lavale tuli panna ja keegi hakkas esinema ja oligi Eesti Vabariik jälle sündinud. Aga siis hakkas juhtuma igast asju, et hakkas tekkima juurde seal uusi žanreid ja kavasid ja kõik asi läks keerulisemaks ja nüüd me olemegi selles punktis, kus kohas me oleme korraga 30 aastaga teinud läbi selle, mida mõned muud riigid on teinud 100 või 250 aastaga, nagu praegu oma suurt juubelit tähistavad Ameerika Ühendriigid, kes küll elavad oma nagu founding father'id alusmõtete järgi, aga nad ise on nagu maailma nii nässu keeranud, kui veel on võimalik. Ma kuulasin täna niimoodi igaks juhuks ettevalmistumiseks globaalset eestlaste saadet, kus Rainer Sternfeld intervjueeris sind ja ma vabandan, kui ma seda tsitaati natukene nagu väänan või valesti esitan, aga sa mainisid seda, kuidas sul on see nagu Karl Popperlik nagu lähenemine, et teadmised aitavad meil maailma paremini mõista, mida rohkem me teadmisi kogume, seda paremini me suudame maailmaga ringi käia ja seda parema maailma me suudame anda ka oma järeltulijatele. Ja ma olen üldiselt ise ka alati niimoodi arvanud, see on kuidagi lohutav just see sama teadmine, et aga me saame ükskõik mis mured meil parasjagu ees on kuidagi rohkem teada. Aga kui ma mõtlen ka meie saadetes selliseid viimaseid saateid, siis kõikides käib läbi see nagu selline tasakaalutus just selle vahel, et ühest küljest on tekkinud igasugused ägedad andmepõhised tööriistad, mis suudavad suuresti statistilise analüüsi abil nagu meeletult ägedaid asju teha. Ja siis teine pool on see AI slopi pool, ehk siis, et kas me oleme liikunud sinna, et ühest küljest me suudame meeletuid teadmiste masse koondada, koguda, analüüsida, aga samal ajal siis me loome ise sinna nii suure infomüra juurde, et me ei tea enam täpselt, mida edasi anda ja kuidas seda nagu tõlgendada. Kui mina peaksin sellesse arutelu kuidagi sekkuma, siis ma ei saa muud öelda, kui ainult nõus olla, et inimesed on alati mitte öelda nagu Shakespeare'i aegadest, vaid igast ajast on varem ja veel enne alati huvi tundnud mingisugust meelelahutuslike pealiskaudsete asjade vastu ja see lihtsalt on praegu hetkel totaalselt võimendunud, aga tõepoolest nagu rohkem mina pööraks tähelepanu sellele, et mis on see ühiskond ja inimkond kvaliteetselt võimestav asi, mis paraku ei ole mitte kunagi nagu 90% ühiskonna kasutuses, vaid väikese hulga spetsialistide kasutuses. Ja ideaalmaailmas me näeksime seda, et on olemas nende missioonitunne, kus nad tahavad maailma paremaks muuta selle kaudu ja ühtlasi siis ka selgitada ülejäänutele. Täna oli mul just Teaduskateemia presidendile Mart Saabrile võimalus nagu meenutada tema umbes 30 aastast tagust väidet, ka taaskord tsitaati ümber keerates, et kui ta oma ajal ütles, et me arutasime, et mis on nagu väikeses riigis teadlase ülesanne, et meil ei ole kõikide valdkondades teadusuuringute võimekust olemas, siis väikese riigi teadlase ülesanne on nagu kunagi oli šamaanil väikeses kogukonnas, et ta peab lihtsate sõnadega oma kogukonnale ära seletama, mis nüüd juhtus või kas see asi on hea või kui sa võtad mingi marja ja korjad selle üles, siis lähed šamaani juurde, küsid, tohib seda süüa või mitte. Ja kui šamaan ütles, et
tohib süüa. No siis sa sõid ära selle või kui välk lõi taevast alla, siis küsiti šamaani käest, et mis see siis oli selline. Ta ei hakanud seletama ilmastikunähtustest, tal puudusid teadmised selle kohta. No ta ütles seda, et see oli nagu jumala sõrm, mis puudutas maad ja karistas, ma ei tea, uskmatut või oli märguanne millegi kohta. Et ka teadlase roll praegusel hetkel maailmas ühiskonnas on tõlkida turvaliselt ja arusaadavalt ümbritseva maailma keerukust ja need fenomene laialt arusaadavasse keelde ja ideaalis niimoodi, millest me just rääkisime ennem, niimoodi, et see tekitaks mitte ärevust juurde, vaid tekitaks turvatunnet juurde, sest et me kardame seda, mida me ei mõista, kui meile seletatakse midagi meile arusaadavas keeles ja kontekstis, tuuakse kas või analoogiaid meile arusaadavas keeles, siis see tekitab meile pigem turvatunnet juurde. See on igati õige ja õilis missioon ja mis mulle selle juures tundub olevat selline suur takistus on see, kuidas info tänapäeval inimesteni üldse jõuab või kuidas seda inimesteni viia. Sest et traditsiooniline meedia kui selline on praeguseks lõpetanud või oluliselt kuidagi väiksemaks muutunud ja selle võim ja roll on tahaplaanile jäänud, kui me vaatame seda, kuidas inimesed peamiselt oma infot saavad ikkagi algoritmide põhistest kanalitest, mis suruvad inimesed sellistesse infomullikestesse, mis omavahel ei pruugi üldse isegi ristuda või kui nad kohtuvad siis ainult põrkudes, sest ka see on algoritmi üks eesmärk just nagu tekitada diskussiooni ja engagement'i, aga teha seda nii, et inimene aktiveerub kas vihastades või kõvasti üllatudes, ühesõnaga suurte emotsioonide esilekutsumine ja neile rõhumine on just nagu eesmärk omaette ja see paistab varjutavat seda info kvaliteeti siis või see paistab nagu, see teeb raskemaks. Meil on väga palju müra, ühesõnaga meil on väga palju infomüra ja see signaal, mis me sellest mürast suudame nagu eraldada ja kätte saada, see signaal on ka kahtlase kvaliteediga siis, sest et me ei saa enam olla kindlad, kas videopilt, mida me näeme, on inimeste filmitud või genereeritud masina poolt selleks, et minus jälle mingisugust reaktsiooni esile kutsuda. Ühesõnaga info tausta või allikat on raskem kontrollida kui kunagi varem ja inimesed just nagu elavad eraldatumates infomullides kui kunagi varem. Kas ma näen seda pilti liiga mustades toonides või see ühtib enam-vähem sellega, kuidas sina seda pilti näed? Hea sünnipäeva laps. Ma saan aru, et sul on pikemat aega probleemid. Ja need pikaajalised probleemid lihtsalt nagu kulmineeruvad tasapisi edasi, aga nad on väga adekvaatne peegeldus sellest maailmast, kus me oleme. Jah. Loomulikult me peame endale aru andma sellest, et juhul kui me kasutame laiatarbe sotsiaalmeedia tööriistasid, siis me oleme algoritmide poolt modifitseeritud. Ehk ma isegi ausalt öeldes rohkem, kui ma paneksin võrdluseks selle, et kas ma kardaksin seda, et tulevane põlvkond kaotab töökohad AI pärast või nad kaotavad iseennast sellepärast, et nad on algoritmide poolt, nende nii-öelda väärtusruum ja nende inforuum on algoritmide poolt tuunitud, siis ma kardan rohkem seda teist, et selline pikaajaline algoritmide mõjusfääris elamine on inimese isiksusele mitte arendavat, vaid hävitavat laadi. Ja me oleme nagu näiteks toonud nagu palju asju, meil oli üks huvitav arutelu siin hiljuti ühe Rootsi kunstiajakirjanikuga. Siin meil muuseumis on seinal üks teos, mida ma siis raadiokuulajale või podcasti kuulajale võin ka kirjeldada. See on ühe
praegu hetkel juba Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud noormehe, kelle kunstniku nimi on Olev Kuma. Tema teos, mis kirjeldab 90. aastate MTV filminduse ja telekanali perioodi ühte kultuslikku vahesarja, kus kaks idiooti, ühe nimi oli Beavis ja teise nimi oli Butthead, vaatasid kodus muusikavideosid, eelkõige selliseid heavy rocki videosid, mis neile tohutult meeldisid ja siis nad mörisesid naerda ja tegid täiesti nagu idiootseid nalju. Nimelt üks väide oli see, et inimesed, kes pikka aega vaatasid Beavise ja Buttheadi videoid, hakkasid samamoodi käituma. See muutus cooliks. Ja nad hakkasid samasugust keelt kasutama, nad hakkasid neid samu väljendeid kasutama ja see oli ammu enne, kui meil mingid algoritmid meid kujundasid. Ja see lihtsalt on olulisel määral süvenenud, ehk siis ma näen küll seda, et sellist disconnecti või sellist iseendaga olemise hetke või sellise reaalsusega olemise hetke on nagu väga oluline saavutada. Et ainukene viis ellu jääda või tasakaalu jääda on püüda algoritmidest ümbritsetud maailma suhtuda kriitiliselt ja see on ajapikku juurde tulemas. Mis ma olen tähele pannud, on teine teema, mis puudutab inforuumi, sellist meid ümbritsevat inforuumi. Alati on öeldud seda, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ja sest et see pilt annab niivõrd palju infot edasi ja niivõrd kiiresti annab infot edasi. Signaal jõuab meie ajusse niivõrd kiiresti, kujundab meis mingisuguse arvamuse meeleolu. Aga nüüd on juhtunud üks asi. Kui varem oli see, et me nägime pilti ja me uskusime seda pilti, siis praegu hetkel ükstaspuha, mis pilti meile näidatakse, meie esimene hetk on see, et me mõtleme, kas see on AI tehtud? Ja me suhtestume siis sellisesse meie jaoks kõige kiiremini omandatud informatsiooni tegelikult kriitiliselt ja umbusuga. Mis tähendab seda, et need, kes on selle podcasti kuulamise ajal nüüd vahepeal üles ärganud sellest vaheunest, saavad nüüd nagu pointi võrra rikkamaks sellepärast, et tekst ja sõna on need, mida on võimalik enam uskuda ja usutakse rohkem. Ehk praegu hetkel me oleme sellises nagu sõnalise kommunikatsiooni ja tekstilise kommunikatsiooni renessansi hetkes, sest seda on võimalik aeglasemalt analüüsida. Sa loed selle teksti läbi või kuuled seda teksti, see jõuab sulle kohale ja selle käigus sa jõuad seda natukene ka analüüsida erinevalt pildist, mida sa näed ja mida sa ei usu enam. Ehk taaskord selles suures infomüras ma väidan seda, et selge ja võimalikult lihtne sõnum on parem kui kõvasti karjumine. Sellega kaasneb alati nagu üks oht, mis on läbivalt keerulises maailmas. Nimelt igale väga keerulisele probleemile, mis meid ümbritseb, on väga lihtne, aga kahjuks vale lahendus. Ja me kipume inimestena eelistama seda, et keerulistele probleemidele oleks lihtne lahendus. Ja kõige lihtsam lahendus maailmas on keelata. Keelata näiteks AI ära. Või keelata sotsiaalmeedia ära, keelata internet ära, keelata ära. Keelamine on midagi sellist, millega on võimalik koguda populaarsust. Meil oli aastast 2022 on näha, kuidas New Jersey's keelati koolides AI ära, siis keelati Itaalias AI ära, siis kuskil Rootsis keelati ära, siis ja iga kord mitte kunagi mitte keegi ei anna aru endal seda, et sul ei ole võimalik seda ära keelata. Seda ei ole võimalik ära keelata. Kõige klassikaline näite oli see, kui kunagi Türgi ülemkohus, selleks on juba vist 20 aastat möödas, keelas ära YouTube'i. Sellepärast, et seal oli olnud üks video, mis halvustavalt suhtestus Atatürki ja keelati ära. Ega siis sellest nagu YouTube'i vaatamine Türgis ära ei lõppenud. Kõik avastasid enda jaoks hoopis erinevad tulemüüridest läbimurdvad lahendused ja viisid, kuidas seda päriselt vaadata ja tegelikult isegi muutus veel populaarsemaks sellepärast, et tegelikult oli nagu keelatud. Ehk keelamine, mis on nagu väga lihtne, aga vale lahendus, ei toimi mitte kunagi. Ja see oli ka üks põhjusi, miks me püüdsime, kui mõnda aastat nüüd tagasi vaadata ja siis mõelda selle peale, et mis meil on probleem Eesti üldhariduses, eelkõige gümnaasiumi tasandil
õpilaste õpitulemuste ja sellega koos kõrvuti oleva tehisintellekti kasutamisega, siis on 2 varianti. Ehk mida me märkasime, see, et kõik kasutavad koolis tehisintellekti ja õpitulemused lähevad halvemaks. Mis oli selle tulemused, seda kasutati spikerdamiseks. Nüüd meil on 2 varianti olemas või 3 varianti siis. Üks variant on see, et me ei tee mitte midagi. Ignoreerime probleemi. Teine variant on see, et me keelame. Need 2 varianti ei anna mitte mingit tulemust, aga 3. variant on see, et me püüame haridussüsteemis õppetöö struktuuri, metoodikat niimoodi ümber kujundada, et sul ei ole võimalik tehisintellekti abil spikerdada ja teiseks püüame luua sellise tehisintellekti tööriista, mis ei anna sulle vastuseid, vaid mis tegeleb sinu püüab sind õpetada või suunata sellisele kriitilise mõtlemisega tegevusele ja see on see teekond, mida Eesti on praegu püüdnud ette võtta. Mitte nüüd nagu sellega, et me oleme valmis seal, vaid see on teekond, kus kogu aeg tuleb pidevalt nagu sammhaaval tegeleda ja ma arvan, et see on õige lähenemine olnud Eestis versus see, et me lihtsalt keelame ära või ignoreerime, nagu valdav enamus maailma riike on teinud. Ma tulen selle keelamise juurde kohe tagasi, aga nende algoritmide nagu suunamise osas mul on, ma püüan vahel tegeleda nagu keskkonnakommunikatsiooniga ja mulle väga meeldib nagu meie sotsiaalmeediakontode jälgijad teavad, meeldib nagu mängida lühivormi video nagu katsetustega. Ja selle raames ma hakkasin mõtlema, et okei, et ma olen juba vanem inimene natukene, et ma ei tea enam, mis inimesed, kes on minust nooremad üldse tahavad näha internetis või kuidas nad suhtlevad oma seadmete ja üksteisega läbi võrgustike, et kas mul oleks kuidagi võimalik nagu näha seda sisu, mida noored näevad, või mis selles maailmas toimub. Ja kuna ma ei suutnud seda ise välja mõelda, siis ma sain kokku ühe noore inimesega, kes teeb seda tööna, kes ongi nagu selline sotsiaalmeedia ekspert, teeb ühele organisatsioonile sotsiaalmeediat ja arutasin ja küsisin hästi palju hästi rumalaid küsimusi. Ja nagu see põhiline asi, mida ma nagu tahtsin teada saada, suuresti ongi see, et kas ma saan kuidagi nagu näha, et nagu lihtsalt leida näiteid või mingit nagu aimu saada, et milline see sisu on, mida noored tarbivad. Ja suuresti, kui sa ise ei ole kui sa ise ei ole selles grupis, siis sulle seda kunagi ei näidata. Sa pead kuidagi väga palju teesklema, et sinna gruppi saada, mis ka tegelikult ei toimi, sest ta on nii kitsas ja nii spetsiifiline, nii tark algoritm, et nagu minu jaoks suurem mure tekkis juba sellest, et okei, et need algoritmid me teame, et nad suunavad ja teatud mõttes sa saad nagu intelligentselt sellest üle olla ja võtta selle teadmisena kaasa, et okei, et see püüab minuga manipuleerida, ma hakkan nagu vaatama, mõistma ennast, et kuidas see minuga manipuleerib. Ma leian mingid viisid, kuidas sellele vastu töötada, aga mul pole aimu ka, mida teistele näidatakse. See nagu teatud mõttes, ma ei tea, ma ei tahaks midagi ära keelata, aga ma tahaks nagu auditeeritavaid algoritme. Aga kui ma juba seda ütlen, siis mulle kohe kajastub ette mingisugune kabineti kohtumine Donald Trumpi kabinetis, kus J.D. Vance rääkis uhke näoga presidendi kõrval, et nüüd enam Hiina käes ei ole TikToki algoritme, nüüd meie ettevõtted ja meie riik saavad ise suunata, kuidas tegelikult asjad käivad ja ma nagu ausalt öeldes ei teagi, kas siin nagu väga midagi saab teha peale selle, et võib-olla lihtsalt minu vanemate põlvkond on vähem või minu vanemate põlvkond on rohkem haavatav algoritmidele, aga noored juba tegelikult lihtsalt näevad seda rohkem läbi ja võib-olla see tegelikult ei olegi pikas perspektiivis probleem. Kas see nüüd sobib näiteks introks meie saatele? Teeme saate alguse, me põhimõtteliselt võime teha saate päise küll. Aga mul ei ole seda MP3 faili kaasas. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja mina olen Linnar Viik. Ja me oleme... Ja te kuulete saadet on tegelikult. Sul pole 10 aastale meelde jäänud. See on liiga keeruline, see on liiga pikk intro. Kas see on see koht, kus kõik hakkavad? Ja me oleme popkulturisti. Ja me oleme popkulturisti. See oli... ebamugavuse skaalal ma ütleks 10-st 7. Midagi nii umbes. Ja, rahvas paistab nõustuvat. Jah, keegi hakkas puurima, aga meid see ei heiduta. Linnar,
sinuga on huvitav rääkida sellest kõigest, sest et sa olid ju ütleme interneti Eestisse toomise juures, võiks isegi nimetada sind üheks süüdlaseks, kelle tegude tagajärjel inimesed ikkagi internetti paremini tundma hakkasid ja seda julgemalt kasutama hakkasid. Me isegi seda üritust promodes kasutasime üht vana saatelõiku, kus sa seletad, kuidas kasutada brauserit ja kuidas saata Valgesse Majja kiri. Ja siis sealt tuli isegi mingi tänukiri vastu, kes see president oli? Bill Clinton. Clintonilt. See oli otseliini saade. Et sa oled Eesti rahvale palju õpetanud, sa oled mulle isiklikult palju õpetanud. Ma mäletan kunagi eelmises elus ma olin ühe telesaate saatejuht ja oli vaja sind intervjueerida ja kostüümi osakonna inimene tõi mulle mingi kostüümi, kus oli vaja lips ka ette panna, aga ma ei osanud lipsusõlme teha. Ma ei tea, kas sa ise mäletad seda, aga sa tegid mulle lipsusõlme ja siis panid mulle lipsu ette ja siis me istusime maha ja siis tegime intervjuu ja siis see oli ETV-s eetris ja mitte ükski vaataja ei teadnud, et saatekülaline aitas saatejuhil lipsu kõigepealt korda seada ja ette panna, enne kui kaamerad käima pandi. Nii et suur tänu sulle kõigi su teenete eest. Ma tänan sind isiklikult ja ka Eesti rahva eest. Aga lipsusõlme oskad teha nüüd? Ainult siis, kui ma guugeldan. No. Seda AI minu eest kahjuks ikka veel ei tee, nii et seni kuni ma AI-lt lipsusõlme ei saa, ma AI-st lugu ei pea. Jah, äge olla siin ja tunda seda vastutuskoormat enda peal, aga ma loodan seda kangesti jagadest, et mitte üheski riigis, mitte kuskil ei ole olnud mingisugust nagu soolo tegemist. Alati on olnud see mingisugune tiimi tegemine, aga lihtsalt on vahetevahel, kas keegi lükatakse ette, öeldakse, et mine ja näita või et sina oled süüdi. Sest et tihti lugu on nagu ühiskonnas see, et kui mitte midagi ei ole varem tehtud, siis ei julgeta seda eriti teha ja asi võib nässu minna. Ja siis, kui asi võib nässu minna, siis tegelikult igaks juhuks tuleb panna ette keegi, kes võiks hiljem olla süüdlane. Minu elu lihtsalt on olnud heldemu vastu selles mõttes, et mul on harva tulnud olla olukorras, kus kohas see on nagu totaalselt nässu läinud ja sellepärast tuleb nagu süüpingis olla. Et kõige kihvtimad tähed on olnud alati need, et mitte kunagi tehnoloogia ajaloos ja räägime tehnoloogia ajaloost nagu 19. sajandi keskpaigast kuni praeguse ajani ei ole kunagi mitte keegi ennustanud ette seda, mis sellest tehnoloogiast päriselt tuleb ja mis muutub populaarseks. Mitte keegi ei näinud ette mingid VHS-kassette või vinüülplaate või CD-plaate või isegi kuigi tehnoloogiad on ammu varasemalt olemas olnud ja teadus selle all, insener-tehniline teadus näitab seda, et see on kõik võimalik, aga kuskilt see on tasapisi imbunud inimesteni muutunud populaarseks ja mitte keegi ei ole kunagi ennustanud seda, mis on see järgmine hitt, mis on see järgmine kõige ägedam tehnoloogiline asi. Kuid me võime olla kindlad, et see, kuhu me oleme välja jõudnud, et see ei ole lõpp. Kuigi praegu tundub juba viimased 15 aastat, et maailma lõpp on käes, sest meil kõigil on taskus 4-kandilised seadmed, millel ühel küljel on ekraan ja see ekraan on meiega ööpäev läbi kaasas. Me peame teda igal öösel, võib-olla isegi 2 korda päevas laadima ja kui ta tühjaks saab, on paanikakellad. No täielikult paanikakellad, mitte midagi ei saa teha. Maksta ei saa, nagu bussis ei saa olla, mitte midagi ei saa. Ma tean, et meil oli aastaid tagasi, kui see piiriülene telefoni kasutamine oli, mida nimetatakse ka roaminguks, ei olnud väga kättesaadav noortele inimestele, sest et nende vanemad olid ostnud nendele kodumaa paketi. Ja siis, kui lapsed läksid välismaale ekskursioonile, siis oli vaja arstlikku sekkumist. Sellepärast, et nad jõudsid teise riiki, astusid lennukist välja või tulid laevalt maha või astusid bussist välja ja korraga nende seade ei töötanud enam. Ja mis tabas oli nagu täiesti kliiniliselt sekkumist nõudevad paanikahood. Mitte lihtsalt see, et mis te siin nagu lumehelbekesed siin teesklete, kuulge saage hakkama, vaid tegelikult see oli suur probleem ja siis seejärel
liikus erinevates riikides haridusasutusi mööda selline soovituskiri, et kui te lähete klassiekskursioonile oma noortega, siis palun informeerige need ette, et jõudes teise riigi territooriumile, mitte kõik teenused, mitte kõik rakendused ei tööta sellisel viisil või teil võib see interneti maht väga kiiresti otsa saada, kui te seal scrollite nagu tund aega järjest selles teises riigis, et ärge palun sattuge paanikasse. No see tegelikult ei aidanud, nad ikkagi sattusid paanikasse. Ma tahaks noorte üle naerda või laste üle või õpilaste üle, aga ma olen viimase 2 aasta jooksul 2 korda käinud Kiievis ja kõige suurem asi, mida ma olen nagu ärevusena tundnud rongis piiri ületades on, kas ma õigel ajal lülitan oma e-SIM-i sisse, et mu internetiühendus ei katkeks vahepeal ära. Sa oled ka järelikult sel ajal piisavalt noor olnud. Ma ei tea, kas sel ajal, kui sina klassiekskursioonil käisid Lätis, saite te kõik oma mobiilid teise võrku või? Ei, aga ma mõtlen ka seda, et koolireiside ajal olid veel need nii-öelda 2G telefonid, millel oli vist Edge-ühendus oli kõige nagu sellisem kõvem sõna ja nendega tegelikult ei oldki väga seal klassiekskursioonil midagi teha. Ussi sai mängida seal bussis, aga rohkem ei saanud. Nii et see ärevus on hiljem tulnud, ma usun. Aga seda me ka ette ei näinud, et sellised ajad juhtuvad. Kõrvalmõjud. Kui sa kaevad oma mälust välja selle linnari, kes 90-ndatel interneti promos ja üsna optimistlikult sellest rääkis, siis kuidas see internet ja need väljavaated ja unistused erinevad sellest, kuidas see kõik nüüd tänaseks on välja kujunenud või välja kukkunud. Kas internet on nässu läinud? Jah. Aga nässu läks ta sel hetkel, kui inimestel hakkasid meeldima kinniste või piiratud platvormide poolt pakutavad väga atraktiivsed lahendused. Et sel ajal, kui me interneti ehitasime, oli see lähtepunkt see, et ta on avatud, piiriülene, piirangutega, vaba sõna ja teadmiste levitamise maailm, mille sees on ka mingisuguse ajaviite faktor olemas. Aga niipea, kui see territoorium kuulutati eraomandiks, olgu selleks siis Apple'i või Google'i või Meta poolt loodud rakenduste keskkonnad, mis on müüritatud piirkonnad ja samuti ka riigid, kes on ehitanud piire ja müüre oma interneti ümber, siis see oli see hetk, kus see katki läks ja see ajahetk ongi nii umbes 2010 või seal kandis, kui ta see vana unistus sellest, et see on kõiki inimesi maailmas ühendav ja vabadust levitav, siis see unistus läks katki. Kuskil seal all vooluses on endiselt olemas see vaba internet. Ikka sa saad ju teisele inimesele meilida ja saad kellegi teisega suhelda ja inimesed ei loe oma meile läbi enam tänapäeval. Nad loevad esimese rea ja siis... Ja AI loeb tema eest ja teeb sulle kokkuvõtte. Aga sul on ikkagi võimalik veenduda selle, et kui sul on nagu 20 inimest sinu elus, kellelt meili saades sa oled kindel, et sa loed selle kirja läbi, siis see on kõik alles jäänud. Et need olulised inimesed ja olulised sõnumid olulistelt inimestelt on endiselt alles jäänud. Neid tuleb oskuslikult kasutada ja seda alles hoida, seda piirideta ja vana kunagist unistust. Aga see, et internet vabaks tagasi saab, enam seda ei ole. Seda ma ei näe iialgest, et ta on geopoliitiline võimu teostamise tööriist nii valitsustele kui ka suurettevõtetele. Ja seda meie siin viisakalt öeldes sellises tehnoloogia perifeerias oleme need, kes suudavad sellega kiiresti kohaneda, seda kasutusele võtta suhteliselt mõistusepäraselt, mitte selle hurraaga ja vahuga kaasa minna.
ja endiselt nagu kohaldada või lokaliseerida meie Eesti tarbeks ehitada parimat digiühiskonda ehk kui küll võrreldakse maailma riike, et kus on kõige parem digiühiskond, siis mina väidan endiselt, et Eesti on maailma parim digiühiskond Eesti jaoks. Ta ei ole maailma parim digiühiskonna mudel võib-olla Taani jaoks. Taanis on maailma parim digiühiskond Taani jaoks. Nad on ka väga palju vaeva näinud ja teinud selle nimel tööd. Ja see, et me läheme Londonisse ja meid ümbritsevad korraga meie jaoks täiesti uskumatu hulk videokaameraid, mis kogu aeg igast nurgast vaatavad nii meid kui ka vaatavad üles pandud kaameraid, siis see on meie jaoks uskumatu ja arusaamatu, aga nemad on sellega ära harinud, et see on nende jaoks parim viis elada. Ehk me oleme teinud kõik endast sõltuva, et see oleks maailma parim digiühiskond meie jaoks ja seda me oleme hästi teinud. See müüride laienemine on ka hästi huvitav, et seda saab niimoodi kuidagi reaalajas jälgida. Podcastid on üks vorm nagu meediast, mis on jäänud põhimõtteliselt RSS-i peale nagu toimima, ehk siis ta kasutab sellist küllaltki nagu avatud ja kõigile ligipääsetavat tehnoloogiat, aga ma usun, et selle 10 aastaga, mis me saadet oleme teinud, on läinud põhimõtteliselt 100% kuulajaskond kasutab RRS Backbone'i sellele, et statistika alati on natukene keeruline nende podcast'ile, et kes kust alla laeb, aga ma usun, et enamiku pooled on läinud üle Spotify peale, ehk siis Spotify on põhimõtteliselt ka nagu selle podcast'ide turu vaikselt niimoodi enda omaks teinud. Tõenäoliselt sellepärast, et Apple mingi hetk otsustas, et nemad jäävad selle avatud standardile, nemad seda enda omaks ei tee. Muidu oleks tõenäoliselt nagu teistpidi läinud ka. Aga see on jah kuidagi niimoodi kiiresti muutunud ja huvitav on see, et ma ei tea siin, kas see on lihtsalt selline üldine, et mina ja mu sõprusringkond on lihtsalt muutunud nagu klassikaliselt räägitakse, et mida vanemaks sa jääd, seda konservatiivsem sa oled või kuidas see Douglas Adamsi tsitaat oli, et kõik, mis on leiutatud enne su sündi, on sulle loomulik ja sa ei mõtlegi selle peale, kõik, mis leiutatakse, kui sa oled 18–20 on uus ja huvitav ja äge ja sa saad sellest teha oma järgmise karjääri ja kõik, mis leiutatakse pärast seda, kui sa oled, ma ei tea, 30 või 40, ma ei mäleta, kus ta selle piiri pani, on looduse vastane ja peaks nagu maailmast ära kaduma, aga hästi suur osa minu väga nagu tehnooptimistidest sõpru ja ma nagu ise ka olen terve elu olnud hästi suur tehnoloogia fänn ja uskunud väga paljuski ka, et tehnoloogia läheb nagu paremaks ja ägedamaks ja teeb elu paremaks, on just viimase 5 aastaga umbes niimoodi on toimunud nagu see switch, et ma olen harjunud inimestega rääkima hästi optimistlikult, et kas sa seda uut asja oled proovinud, kas sa seda versiooni nüüd katsetasid ja nüüd on kõik läinud selle sama, nagu sa siin alustasid selle doom ja gloom jutuga, et AI tuleb ja võtab tööriistad ära või töökohad ära ja ma ei tea, et kas ma olen lihtsalt nagu, kas see on nagu see vanuseline probleem mu sõprusringkonnas, et ma tean, Linnar, sina oled ka väga nagu tehnoloogia keskne inimene alati olnud, sa oled seda promonud, et kas see tunne on ka muutunud selle viimase 5 aastaga? Muidugi on muutunud, aga vaata Jimmy, teil on nutikellad, isegi ekraanipilt on teil ühesugune. On ka või? Ma ei näita, mis see on. Me oleme ikka väga kokku kasvanud. Täiesti nagu 10 aastaga. Mul on mehaaniline kell iga päev. Ma pean kogu aeg seda kruttima niimoodi ja ehk see võib-olla minu alal on oma elus jõudnud sellesse punkti, kus võib-olla väärtust, mul on väga hea nagu kassettmängija ja väga hea vinüülimängija ja ma olen väga rahul nende heliga ja mul on väga hea meel kuulata vinüüle ja mul on väga hea vana auto ja mul on väga hea vana kell ja ma olen võib-olla tagasi, võib-olla kutsumas ka, et kõige ägedamad asjad on ikkagi need, kui sa teed midagi Eestis, mida sul ei ole kuskil mujal maailmas teha, lähed lihtsalt metsa. Ja ma ei räägi nagu sellisesse võsasse nagu sääskede vahele minemisest, ja selle nautimisest, aga meil on võimalik minna tõesti nagu 10 minutit linnast välja, sa oled looduses. Ja need on need hetked, mis aitavad kaasa sellele, et sa säilid inimesena. Ja need hetked, kus sa otsustad, et nutikella vahetan mehaanilise kella vastu. Mul on ka mingil hetkel olnud mingisugune nutikell ja mind hakkas see täiesti sügavalt häirima. Et ta oli selgelt minu jaoks selle nii-öelda taluvuspiiri ületaja koos oma sellise intrusiv sellises sekkuva käitumisega. Ja valdav enamus ööpäevast on mu telefon vaikiva peal.
et vabandage, kui ma alati ei vasta. Ma tõlgin seal lihtsalt, kuna ma nüüd selle sotsiaalmeedia manager'iga kohtusin, siis ma tõlgin selle noortepärasesse keelde, et vahel on oluline touch grass. Sa juba vastasid mu ühele küsimusele, mida ma plaanisin küsida, et kuidas sa terveks jääd või kuidas sa tervet mõistust ja rahulikku meelt säilitad. Nüüd sa juba enam-vähem vastasid sellele ära. Ma olen ka aina rohkem jälle, ma ei tea, kas see on vanuseline iseärasus, mis see on, või see on lihtsalt meie ajastule omane mingisugune vastureaktsioon sellele mürale ja närvilisusele, aga ka mina. Ma lihtsalt segan sulle korra vahele, ma olen vahepeal juba eelmiste saadetega, mul hakkab kuulajatest kahju, et nad peavad nagu aktiivselt kuulama seda, kuidas me jääme ajapikku selle 10 aasta jooksul keskealisteks ja siis viriseme selle üle. Aga sellest ei ole nagu midagi teha, te peate seda ära kannatama või mitte kuulama. Aga õnneks me teeme seda kõik koos, me kõik jääme vanaks, nagu laulis klassik, aga ja, et olen end tabanud mõttelt, et võib-olla tuleks üldse näiteks telefon jätta kuskile elutuppa, kui ma magama lähen. No kuskile, et see ei tuleks mulle igale poole kaasa, eks ole, et võib-olla ma peaksin äratuskella ostma, mis on lihtsalt öökapi peal ja seal on väike lugemislamp ja ma loen raamatuid seal. Võib-olla kuulan, ma ei tea, klassikalist muusikat, aga et ma ei lase nagu seda infot või seda infoakent endale nagu ligi igas asendis ja igas olukorras, sest et siis ma teen selle akna lahti ja ma hakkan minema jälle kaasa selle paanikaga, selle ärevusega, kogu selle infotulvaga. Et ja, lisaks sellele, et sa käid metsas ja kasutad mehaanilist kella, mida sa veel teed, et püsida terve? Kõigepealt ma ei ole üldse kindel, et kas need tegevused, mida sa praegu loetlesid, tagavad mingisuguse tervise või vaimse tervise. Et sellised on minu valik olnud ja ma ei ole kindel, kas see kuidagi mind paremaks teinud. Et ka mina võin teie tiimiga liitudes öelda seda, et ikkagi allakäigutrepp on nagu see. Aga see selleks, et sellise püüda seda sünnipäeva meeleolu nagu üles kerkida, lasta natukene, siis inimesed on kõige ägedamad. Vaata, üksinda toas olles või nagu üksindus on kõige hullem asi, mis tapab. Ja mul on nagu nii kihvt vaadata näiteks seda, et mu pojal käivad kodus sõbrad mänguõhtuid pidamas mingil 3-4 õhtul nädalas. Ja mida nad mängivad? Nad mängivad kaarte, lauamänge, nad mängivad Dungeons and Dragonit ja fantaasiamänge ja nad lihtsalt mölisevad. Tähendab selles mõttes, et see, või nagu see on nagu vahel satud peale, siis see on nagu seosetu möla, millest sa ei saa aru, kust see on alanud, kuhu see peaks välja viima. Ühtlasi see kirjeldab meie saatesarja väga hästi. Ja kes seda praegu kuulama sattus, siis ilmselt tuleb nagu lihtsalt jääda, sest et ma jäängi nagu kuulama seda möla, sest et see on nagu hingele äge, et sul on nagu inimesed, kes istuvad koos lihtsalt sellepärast, et olla omavahel koos. See vähim asi, mis meil on maailmas, üks piiratud ressurss, mis inimestel on meie enda isiklik aeg. Ja see, kuidas me seda aega kasutame, on üks väheseid otsuseid, mida meie saame teha üldse siin maailmas. Ja kõrge tõenäosusega tuleks magada hästi. Seda kõik soovitavad. Magame ennast välja, puhkame ennast välja. Mingi aeg tuleb kuskil tööl käia ja süüa teha ja kuskil nagu mingi aeg on ka üksinda olla, aga katsuda teiste inimestega koos olla. See on ka jumalast äge. Ja see on võib-olla see nagu terveks olemise või vaimse tasakaalu hoidmise kõige paremaid viise sellisest tehnoloogiast üleküllastunud maailmas. Et minu jaoks tasakaalustamine tähendab kõige rohkem ikkagi seda, et ma saan ekraani kinni panna. Sest olukord on selline, et elu ja saatuse tahtel, kuigi elu on mu vastu olnud helde ja lahke, ma ikkagi pean läbi, mitte nagu ma ei räägi spämmist, vaid ma pean läbi töötama suurusjärgus umbes 200 meili päevas. Ja jagades selle ära selle peale, et ma püüan kõige rohkem nagu võib-olla 4 tundi ööpäevas sellise suuremat sorti ekraani ees olla, siis see tähendab tegelikult suhteliselt intensiivset fokusseerimist ja ma oma vanuses vähemalt või ma ei tea, kuidas teil on, ma ei suuda korraga fokusseerida rohkem võib-olla kui 10-15 minutit. Ja siis ma teen minuti,
pean püsti tõusma või kuhugile pilgu ära keerama või mõtte kuskile ära viima või jooma vett või minema kuskile eemale sellest masinast, tagasi tulema. Ja see on nagu minu elurütm ja selleks, et selles ellu jääda, ma pean selle 4 tunni järel suutma ekraani nagu kinni vajutada. Ja ma olen seda ajapikku õppinud. Mul oli üks raske periood, kui lapsed olid väikesed, siis tähendas tegelikult seda, et ainukene kord, kui said nagu tööd teha, oli siis, kui lapsed olid magama jäänud. Mis tähendab seda, et sa hakkasid tööle kuskil õhtul 9:30 paiku. Ja siis kella 2-ni. No, et see nagu töö ära teha. See tähendab seda, et hommikul kell 7 lapsed ärkavad. Mis tähendab seda, et sul on seda kvaliteetse tund või no isegi täiesti ebakvaliteetse tund nagu 5 tundi. Ja see oli selline kõige kurnavam hetk, kus tuli nagu reaalsus, vaatas vastu mingil hetkel peeglist, ütles seda, et nii ei saa jätkata. Yeah. Ja see ainukene vastus oli see tegelikult, et ei ole vaja seda ekraani vahtida öösel kella 12:30 ajal või 2 ajal. Teed poole tunniga seda, kõige olulisemad asjad ära, siis paned ekraani kinni. Aga see tuli juba üsna vara siis või ma just mõtlen selle sama otseliini saate peale, kus sa õpetad inimestele arvutit kasutama, kuidagi nagu see mulje sealt jääb, et okei, et Linnar on praegu teles, näitab arvutit, aga ta muidu muul ajal ka istub seal taga ja surfab. Mina suutsin mängudest vabaks saada hästi kiiresti. Mul oli selline, ma arvan, et mul oli selline kuuajane rallimängude periood. Ja paraku see jäi perioodi, mida paljud teist üldse ei tea, see oli 80 aastate lõpp. Vaevalt, et keegi sel ajal teist arvutimänge mängis, aga mina mängisin ja mul tuli see hästi kiiresti see reaalsus pauk kohale, kui ma olin nagu mingi 6-7 tundi jutti rallimängu mänginud ja siis ma istusin päris autorooli. Ja panin, siis ma sain aru, oot. Ma sain nagu 10 sekundit hiljem aru, et midagi on täiesti valesti. Et ma olin selle rallimängu vaibi, meeleolu, energia kandnud enda autosse kaasa ühte, see oli varahommikune aega, liiklust ei olnud, sest ma olin öö läbi mänginud peaaegu. Aga ma sain aru, et see tekitas mul riskikäitumise. Samamoodi nagu see Beavis ja Buttheadi film võib tekitada nagu idioodistumise, siis mul oli see rallimäng, mis tekitas minus sellise tunde, et nüüd ma panen Tallinna tänavate mööda nagu rallit sõita. Ja ma sain vaba, mul ei ole kunagi olnud elus hasartmängusõltuvust või ma ei ole vist ühe korra elus olen kasiinos käinud kunagi vist mingi Rootsi laeva peal, aga see oli ka sellepärast, et see oli nii, ma pole elu sees näinud sihukest asja. Ja raha peale pole midagi mänginud, nii et selles mõttes seda sõltuvust sellisel viisil ei ole olnud, aga samas ma annan aru endale, kuivõrd kleepuvad ja kuivõrd inimesi ja inimpsüühikaga mängivad võivad olla nii sotsiaalmeedia kui ka arvutimängud, et nad hoiavad sind niimoodi enda küljes, nad nii hästi suudavad tegelikult sind töödelda ja enda küljes hoida. Aga ma ei tea, ma võiks sinu käest küsida tegelikult, et mida teevad arvutimängude arendajad selleks, et inimesed oleksid selle küljes? Ja kui pikalt nad peaksid olema, mis on näiteks arvutimängu arendaja jaoks nagu ideaalne mängusessiooni kestvus, mille pärast sa ütled, et kui inimene on mänginud nii mitu minutit järjest seda minu tehtud mängu, siis ma võin öelda, et mu mäng on olnud edukas, ma olen success. Ma arvan, et ma ei saa rääkida kogu mängutööstuse nimel või selle tööstuse eest, sest et mul on olnud vestlusi inimestega, kes näiteks töötavad mingis teises žanris selles samas maailmas, kus eesmärk on just nimelt haarata inimese tähelepanu ja teha seda niimoodi, et see tähelepanu on haaratud jäägitult ja et see haare ei lõdvenegi üldse ja et see inimene tunneb end motiveerituna kulutama raha võimalikult palju, küll selliste väikeste ostude kaupa, mitte kunagi korraga liiga palju raha mängu pannes nii-öelda, aga et see asi kuidagi hoiaks neid mingisuguses sükses dopamiini rattas. See on nagu üks osa sellest maailmast. See, kus ma ise olen toimetanud viimased 7 aastat, on selles mõttes olnud
võib-olla natuke erandlik, võib-olla ma lihtsalt tahan mõelda, et me oleme kuidagi erilised või ma ei tea, aatelisemad kui teised, aga lihtsalt see punt, kes tuli kokku ja hakkas neid mänge tegema, tuli kas kirjandusmaailmast või filmi või kujutava kunstimaailmast või arhitektuurimaailmast või üldse, ma ei tea, luule või filosoofia maailmast. nii et meie eesmärk oli juba algusest peale hoopis teine ja tegelikult oli eesmärk luua maailmu, mis oleksid kunstiliselt kuidagi stimuleerivad ja intrigeerivad, võib-olla ka inspireerivad. Et see mängu mängimise kogemus sarnaneks pigem, ütleme, galeriis ringi käimisele ja lisaks sellele, et see ruum annaks mingisuguse tekstuuri ja värvi ja maitse siis sellele loole endale, mis vaatab inimhinge sügavustesse ja küsib suuri küsimusi. nii et seal ei olnud enam nagu seda küsimust, et kas me tahame, et keegi istuks korraga pool tundi või pool päeva arvuti ees. Keegi seda nagu mõõtma ei hakanud, vaid oluline oli see, et millised arutelud pärast seda mängu inimestel omavahel tekkisid ja ma võin rõõmuga öelda, et tõesti nende 2 mängu ümber, mis me koos tegime, esimene neist Disco Elysium ja teine Zero Parades for Dead Spies, et need mõlemad lood on kuidagi muutunud nagu liimiks erinevate indiviidide vahel, kes on siis omavahel saanud selle materjali pinnalt moodustada mingisuguse kogukonna. Ja kogukondi on üldse minu arust internetis kuidagi aina raskem leida. Ma ei tea, võib-olla see on jälle see probleem, et ma lihtsalt ei oska neid leida enam nii nagu varem. Aga et tulla tagasi korraks selle teema juurde, et internet on katki. Ma mäletan, et kunagi oli aeg, kus minagi leidsin internetist endale näiteks uusi sõpru. Läksin pärast kooli IRC jututuppa, kus olid teemade järgi siis kanalid ära kuidagi sorteeritud ja hüppasin siis teemasse, mis mind huvitas ja hakkasin mõttekaaslasi otsima ja nendega vestlema ja mõned neist saidki päris sõpradeks. Tänapäeval ma ei kujuta ette, kuhu inimene peaks minema. Keegi ei leia Redditist endale sõpra. Nad leiavad sealt ainult vaenlasi. Mind kutsuti kaardimängu mängima läbi Redditi ja ma ei ole julgenud veel minna. Nagu kuskil päris nagu lokatsiooni, päris kohta. Redditis kirjutas keegi Eesti subredditisse teema, et kas keegi vaatab sellist nagu internetisarja nagu Jetlag ja on nagu ka mänginud nende siis nagu seda kaardipakki mängu, mille eesmärk on mööda linna, nii-öelda, et see on selline hide and seek, et üks osapool peidab, teised otsivad ja siis sul on sellised kaardid, millega sa reaalses maailmas siis otsid niimoodi linna seest või riigi seest või kui suurelt seda mängida. Ja ma lugesin seda, mõtlesin, et issand, see teema on minule kirjutatud. Ma olen ilmselt see üks inimene Eestis, kes vaatab ja mul on see kaardipakk, mida ma ei olnud veel mänginud, aga kuna see on nüüd internetis, ma ei ole julgenud veel minna. Te kirjutasid inglise keeles ka, ma ei tea, kes see inimene on. Kuule, aga kui me juba jõudsime loomingu juurde ja selle juurde, kui aatelised ja kuidas öelda, siis tiibid mina ja minu kolleegid on, et mis on sinu vaatest kunsti roll? Täpselt nii suurelt küsingi, sest et sa oled ikkagi loonud ju teadlikult muuseumi, sellised asjad ei juhtu kogemata või kuidagi ette planeerimata. Sa oled siia pannud väga palju aega, raha, hoolt. Miks Poco tekkis ja millisena sa näed kunstirolli, aga sellise galerii või muuseumi rolli praeguses kultuuriruumis? See võib kostuda banaalsena, aga nagu mu hea tuttav Eero Epner on öeldud, et elu koosnebki ainult banaalsetest väljenditest, siis mida ma näen ja ma ei tea, kas te lõikate selle lõigu välja, mis meil eelnevas vestluses oli, kui me rääkisime sellest, et me kardame seda, mida me ei tunne ja mida paremini me tunneme ümbritsevat maailma lihtsate eneseväljendusvahendite kaudu, seda turvalisemalt me tunneme. Minu jaoks Poco omab ühte missiooni, aidata inimestel siin maailmas elada turvalisemalt. Ja ma kohe seletan seda. Nimelt maailm, kus me elame, koosneb viidetest.
viidetest teadusartiklitest kuni kultuuriliste viideteni. Kõik meie maailm ja inimühiskonna kultuur on üles ehitatud tegelikult viidetele erinevatele nähtustele ja valdav enamus loomingut siin maailmas, ka teadusloomingut on rekombinatoorne. Ehk me võtame kellegi teise tehtu, me täiendame, me lisame sinna mingi uue kihi või me kombineerime mitut erinevat asja. Ja kui me vaatame hästi lihtsalt popkunsti peale, siis popkunst on viidete kunst. Ta viitab meid ümbritsevas maailmas olevatele sündmustele, nähtustele, seostele ja ta võtab hästi lühikese, hästi kiire sõnumina kokku selle viite. Ja kui me selles popi koodis, selles popkunsti koodis oleme tundnud, et me saame turvaliselt sellest alu, siis me saame minna muuseumist välja õue pärismaailma ja seal olevate kultuuriliste viidete mitmekesisuse ja selle kirevuse sees ka paremini hakkama. No vaata, siin on, meie kõrval on praegu hetkel kaader Viimse reliikvia filmist. Mall Nukke, hiljutine teos, ta võttis 3 ikoonilist filmi, Kevade, Viimne reliikvia ja Hukkunud alpinisti hotell. Ja iga ühe seest leidis kaadri või paar, mis on ikoonilised, tema jaoks ikoonilise tähendusega kaadrid. Ja on loonud nendest mastaapsed akrüüllõuendil teosed. Sellise fotorealismi lähedane koht, kus all subtiitrites on isegi näha põgeneva laps, see on ainus võimalus Agnes Valgel hobusel. See on nagu kultuurilises DNA-s, sellises nagu metatasandis on meie kõigi sees see olemas. Ja sellega kohtumine siin muuseumis aitab jällegi inimesel natukene turvalisemalt tunda ennast. Aga see on ka ülejäänud teostel, mis on siin muuseumis väljas, nad aitavad meil tegelikult tunda ennast selles päris maailmas turvalisemalt. Hästi lihtne missioon, kui niimoodi võtta. Kui turvaliselt tunnevad ennast kuraatorid, galeriide eestvedajad praegusel ajal kunstimaailmas ringi liikudes, seda mõtestades ja nii edasi, sest et kui mõelda popkunsti ajaloo peale, see algas kuskil 100 aastat tagasi praeguse seisuga. Seal on erinevaid alguspunkte võimalik välja tuua. Mina oma kunstiajaloo tundidest mäletan Duchampi pissuaari eeskätt, aga seal oli ka muid erinevaid aktsioone ja erinevaid tegijaid. Ilmselgelt Warhol on popkunsti üks selliseid, ma ei teagi, siis selliseid ikoone juba ise kunstnikuna. Ja tollal ju popkunst tundus selle aja kriitikutele võib-olla banaalne ja võib-olla isegi tehislik, võib-olla isegi nii lihtsakoeline, et seda ei kõlba kunstiks nimetada või siis liiga kontseptuaalne, et seal ei ole et ta ei paku sulle seda esteetilist elamust, mis võib-olla varasem kujutav kunst tahtis pakkuda, et nüüd me räägime kontseptsioonidest, keegi toob pissuaari galeriisse, ütleb, et see on kunst ja inimesed ei osanud sellega midagi peale hakata. Nüüd 100 aastat hiljem on see suur küsimus ju, et kas inimest on üldse vaja, et kas me ei võiks lihtsalt lasta AI-l genereerida. NFT-d on nüüd juba vist unustatud teema, aga mõned aastad tagasi veel inimesed ostsid NFT-sid, mis olid ka pretendeerisid olema mingisuguse väärtusega kunstiobjektid, justkui see moeröögatus elas oma elu ära. Mul on selline tunne, siin galeriis vist ka ühtegi NFT-d ei ole või on? Kas NFT-d on siis ikka veel olulised? Kõigepealt, kuna Poco on siis popkunsti minevik, olevik ja tulevik, me püüame katta kõiki neid 3 aspekti, siis lahutamatu osa popkunsti lähiminevikust ja veel mitte lõppenud olevikust on ka NFT kunst, ehk meil on siin üleval ka Larva Labsi kõige legendaarsem Krüptopank-sarja üks teos, mis on muuhulgas ka meie muuseumi endiselt kõige väärtuslikum teos, mis ei kuulu küll mulle, aga tema omaniku loal me saame seda näidata siin ja selle, kui eurodest ümber arvutada, siis tema väärtus on endiselt umbes 10 miljonit eurot. Ja ta lihtsalt on üks fail, mis on plokiahelaga liidetud ja valdav enamus sellest Larva Labsi sarjast kuulub ühele
Taimaa krüptomiljardärile, kes on enamuse sellest sarjast kokku ostnud. Ja meil on veel paar NFT teost olemas, sest et ta on lahutamatu osa tegelikult kunsti ajaloost, kaasaegse kunsti ajaloost. Aga miks on kunstnikku üldse vaja praegusel AI ajastul, kus me saame kunsti tellimuse peale arvutist lihtsalt endale võtta? Jaa, aga see kõige suurem vahe minu meelest ongi praegu hetkel endiselt sellel, et igaüks meist saab teha nagu lõputu hulga kassipilte, mis näevad kohutavad välja. Ja kuskil on olemas mõned, kes oskavad nagu teha niimoodi, et inimesed lõpetavad hingamise ja on paelutud. Ja meil on siin samal korrusel kõige lõpus suurel ekraanil Refik Anatoli Türgi juurtega Ameerika kunstniku teosed, mis on tehisintellektiga koosloomes loodud. Ja see on alati, kui meil on mingid koolitunnid ja õpilähed on maja peal ja nad ikka nagu lämisevad ja kõik on nagu elevil ja kõik värk. Ja kui nad jõuavad sinna, nad lõpetavad hingamise, nad on täiesti vait. Nagu pool minutit hiljem hakkavad hingama ja nad vaatavad seda ja vaatavad. Järelikult on kunstnikud, kes suudavad ka tehisintellektiga teha midagi sellist, mida inimene jääbki vaatama, mis on nagu midagi sellist ja see on koosloome. See tähendab seda, et see autori jaoks on see samasugune vahend nagu siin Malnukke jaoks on olnud lõuend ja värvid. Aga see popkunsti narratiiv, millele sa alguses viitahid tema minevikule, paljud on hoopis öelnud seda, et popkunst päästis kunsti ajaloo. 50. aastatel inimesed ei käinud enam näitustel ega galeriides ega ei ostnud seda, sest et nad ei saanud aru, mida see pagana Pollock mõtleb, kui ta loobib lihtsalt ämbri seest värvi lõuendile ja sul on vaja nagu 4 või 5 kunstiteadlast, kes püüavad seletada seda, et mida ta mõtles, kui ta nagu lihtsalt loopis värvi. Abstraktne ekspressionism, väga ilus sõna välja mõeldud, aga siis tuli korraga Lichtenstein. Võttis koomiksi kaadri, millest kõik said aru, tegi selle suureks ja siis osad küsisid, et kas see on kunst, aga teised ütlesid, et see on nii äge, ma tunnen ära midagi. Ja nüüd see ongi see sama asi, millest ma rääkisin, et popkunsti kood päästab maailma. Inimesed hakkaid jälle turvaliselt tundma ennast, ütlesid, kunst kõnetab mind, ma saan aru sellest. Ja popkunst ei pretendeeri mitte kogu kunstile, vaid ta pretendeerib tegelikult kõige rohkem siin ka sellele, et ta on sisseviskaja ülejäänud kunsti koos kõigi oma erinevate žanrite ja võtetega. Ta aitab tagasi tuua inimesed kunsti juurde, mis on nagu Eestis, miks Eestis Poko, see on nagu kõige mõttetum koht nagu maailma popkunsti muuseumit teha. Kui nüüd nagu päris ausalt öelda, et me oleme perifeeria, me oleme siin ääre peal ja meie suuremaks mureks on see, et meil on olnud nõukogude perioodil totaalne kunstidisconnect. Kui muusikas ja ka populaarse muusikas ei olnud seda disconnecti. Tuletame meelde, et kui umbes nagu 70. aasta teises pooles nagu Eurovisiooni lauluvõistlus oli kuskil lõppenud, samal öösel Heldur Kalmo kirjutas sellele loole sõnad, Kustas Kikerpuu või keegi arranžeeris selle, Heli Lääts laulis selle vastu hommikut sisse ja juba hommikul oli ta eetris. Ilma autoriõigustele muidugi mingit tähelepanu pööramata, aga me olime osa sellest nagu maailma kultuuriruumist ja meil oli Tõnis Erilaid, kes tegi muusikasaateid ja meil oli ka ikkagi nagu Erso, kui oma lugupidamise juures mängis ikkagi ka Stravinskit ja me olime seda disconnecti maailma kaasaegsest elust ei olnud nii palju. Ja ka kirjanduses imbus ikka Loomingu raamatukogus aeg-ajalt mõni selline nagu imelikumat laadi tõlketeos sisse, mis oli kuskil tsensuurikomisjoni jaoks ära värvitud nii-öelda teise värvi, aga kunstis oli totaalne disconnect. Harvad olid need, kes Kangilaski loengutes said midagi teada sellest, mis toimub nagu aastal 1980 kuskil. Ja popkunst oli keelatud. Need meie 2 kunstiliikumist Nõukogude Eesti ajal Sub 69 ja Tallinnas ja Visarit Tartus, nad kunagi ühtegi näitust teha. Nad tegid näituse Mati Undi kodus köögis. Nad tegid pop-up näituse Kohvik Pegasus seina peal pool tundi.
või tegid midagi Pirita rannas. Noh, panid teosed sinna välja Pirita randa ja siis filmid seda hüppasid ringi seal. Et noh, ta ei olnud žanr, ta ei olnud olemas. Ja seda disconnecti, seda kaasaegse kunsti disconnecti me püüame praegu läbi elada. Eestlased hea meelega lähevad vaatama Konrad Mägi. Ja kunstiturg üldse, noh, rääkides ka kunsti eelistustest on, vabandust, et selle küünilise väljenduse pärast, aga ta on nagu käsitööõlu. Et 90% või 95% käsitööõllest müüakse koha peal, selles samas kohalikus riigis. Meid ei huvita väga Läti käsitööõlu või Poola käsitööõlu. Ja samamoodi poolakad ei huvita nagu Eesti käsitööõlu. Aga kui me läheme kunsti ostma, meid väga ei huvita nagu Läti kaasaegne kunst või Tšehhi kaasaegne kunst. Me ostame ikkagi Eesti autoreid. Ostame ikkagi Mäetamme ja Ole ja Nukket ja noh, see on nagu meie kaanon. Ja kui need samad autorid räägivad ja kõnelevad noh, selles sotsiaalmeedia analoogide uues sellises omas kohalikus mullis, omas kaanonis, siis see ei avarda meie kultuuripilti. Ja see on ka põhjus, miks ma püüan alati meie autorid panna siin muuseumis kõnelema kokku muu maailma autoritega. Et siin on nagu Gerhard Richteri ja Barbara Krugeri kõrval on Mal Nuke ja seal on Tiina Tiitus ja seal on seesama Olev Kuma, siin on Eneli Valge, siin on Andra Kööp ja see on oluline ja see on mitme autori jaoks oluline ka, et nad on siin on ühe autori vanaema lasi pilti teha endast ja nutis, ütles, et minu lapselapse teos on siin Damon Hirsti kõrval. Ja see oli nagu hetk, kus nagu vanaemal tuli nagu pisar silma, ütles, et kujutad ette, nagu ühel pool on Rauschenberg, teisel pool on Hirst ja minu lapselaps nende kahe vahel, tema teos, jumalast äge. Ja see on nagu osa, mis avardab tegelikult ka seda mõtteruumi, kus kohas meie kunstnikud tegutsevad ja avardab seda mõttemaailma. Et see on nagu see teine missiooni pool, seda tasalülitust, mis meil on toimunud kunstiruumis, mis on lahutamatu osa kultuuriruumist, tagasi teha. Filmiga juhtus ju samamoodi, et filmi me ei näinud kõiki neid filme, noh võib-olla Põhja-Eestis natukene Soome filmi telekanaleid nägime, selliseid Ridari Asset ja mingisuguseid mõningaid muud selliseid Charlie Ingleid ja noh, mingisugused selliseid filme, aga selline maailma filmikunsti me suutsime läbi kopeeritud VHS-kassettide juba nõukogude lõpus hakata sellise häälega peale loetud tekstiga eesti keeles või vene keeles. Noh, vaatasime läbi need kõik ja see imbus meisse, aga kunst ei jõudnud kunagi meieni. See on siis nagu võib öelda järelaittamistund, Poko on nagu järelaittamistund maailma kunstis. Ma mõtlen selle osas hästi nagu põhjalikult praegu, et kust neid kuraatoreid rohkem leida, sellepärast, et kui ma mõtlen 10 aastat tagasi, kui me saatega alustasime, üks asju, mida me nagu oma elust nagu kuidagi virisesime parema sõna puudumisel, oli see, et hästi toredad on kõik need voogedastusplatvormid, aga et ma ei tea enam, mida kuulata, et valik on nagu nii meeletult suur ja see on aastatega ainult kasvanud, et üks pool on see, et jah, et sul on siis oma see vinüülikogu, mida sa võib-olla ise kureerid kuidagi oma maitse järgi ja setid ja teed ja valid neid plaate välja, aga see nagu infomüra ainult suureneb ja nüüd on Spotify's on juba väga suur osakaal AI genereeritud muusikat, millest väga palju on kvaliteediga, mida enamus inimesi tõenäoliselt ei viitsi kunagi kuulata, vaid ta lihtsalt nagu kogu aeg tekib sinna, laetakse sinna ja kogu internet on tegelikult, mulle on interneti selline, ma ei oskagi seda enam ajastada peas. See on võib-olla selline 2010ndate lõpu internet on kuidagi kohutavalt meeldis just ka selle sama viitamiskultuuri pärast, et ta oli selline ideaalne meemikultuur, kus üks inimene mõtles mingi nalja välja, teine pani selle teise koha peale, kolmas inimene sinna veel midagi otsa, kuna selline meemiteooria, eks ole, pärineb bioloogiast ja Richard Dawkinsilt ja sellelt, et nii-öelda hästi muteeruvad ja või hästi
hästi hea ellujäämise võimekusega meemid paljunevad ja ainult kasvavadki naljakamaks ja naljakamaks, siis see internet nagu lõi väga ägedaid asju ja sa said sellega kokku, sest see infomüra polnud nii suur, kui sa läksid korra päevas mingile kindlale veebilehele, sa tõenäoliselt nägid tolle päeva naljad ära, aga nüüd see mass on nii ääretult suur, et sa lihtsalt ei suudagi enam seal nagu kuidagi teha ja ma ei tea, kust neid kuraatoreid leida, et üks asi on muuseumid, aga ilmselt internetis ja muuseumisse ei pane enam. Aga selle kureerimise koha pealt on ka üks oluline asi võib-olla ütelda, et Poko muuseum on saanud inspiratsiooni oma selle nii-öelda teekonna, külastaja teekonna kujundamisel filmikunstist. Ta on lavastus. Ehk siis see kuraatori töö on poolintuitiivne lavastus ja ma võiks analoogiaks tuua nagu ühe Bondi filmi. Et kui ma kirjeldan hästi lühidalt seda, et milline on külastaja teekond siin muuseumis nendele, kes siin kunagi käinud ei ole, siis ta koosneb 8 saalist või 9 saalist, sõltuvalt sellest, kuidas neid saale täpselt siin liigindada ja samamoodi nagu Bondi filmis, seal ei tohi olla kogu aeg tagaajamist ja seal ei tohi olla kogu aeg tulistamist ja seal ei tohi olla kogu aeg kaklemist ja seal ei tohi olla kogu aeg suudlemist. Aga seal on kogu aeg kindlad karakterid, seal on olemas kangelased, seal on olemas antikangelane, üks pahalane, seal on üks suur küsimus, kas maailm saab hukka ja seal on suured võitlusstseenid olemas. Aga seal ei ole kogu aeg üks kaklus. Seal peab olema seega meie muuseum on üles ehitatud viisil, kus igas saalis on mingi teema. Teema, mida ka popkunst puutub kokku, see ei ole mitte autoripõhine teema ega ajastupõhine teema, vaid siin on üks teema kokku miksitud, näiteks kuulsused või tarbeesemed. Ja sellesse teemasse panustavad nii Eesti autorid erinevatest ajajärkudest kui ka maailma autorid. Ja nad on kokku miksitud sellesse ühte saali. Ja igas saalis pead sa nägema mingit teost, mida sa oled nii-öelda kas või meemina kuskil varem näinud. Lichtensteini või Warholi või Kunzi või Banksit või Kusamat, kedagi, keda sa ütled, vau, ma vist nagu tunnen, selle autori käekirja ma tunnen ära ja nüüd ma näen seda ja ülejäänud räägivad kaasa. Ehk see on siis selline, ütleme, selline tagaajamistseen või siis selline suudlemistseen. Igas saalis tekib mingisugune dünaamika, äratundmisdünaamika ja uue huvitava avastamise dünaamika. Ja niimoodi sa läbid selle maja ja siis, kui sa jõuad siia viimast saali, siis siin on nagu see Bondi filmi viimane võitlusstseen, kus sa päris täpselt ei saa aru, kas ta ikkagi saab, ta on juba võitnud peaaegu, aga siis see pahalane ikkagi veel tõuseb üles kuskilt. Kuskilt tuleb ikkagi veel tema kuri käsilane ja veel teeb midagi. Ja Bond ikkagi veel ärkab, suudab veel midagi. Ja see võitlusstseen on siis nagu see viimane saal, kus meil on nagu kõike rohkem ja nad siis nagu võistlevad teineteisega ja räägivad teineteisega, neil on dialoog oma vahel ja neil on ka konflikte oma vahel ja siin on olemas see samas 12,5 meetrine surmatants, siin on nagu massiivne suur üks sein, kus on alati mingi residentkunstnik ühe suure teose teinud ja ülejäänud saal, kus nad tõesti võitlevad oma vahel tähelepanu eest ja see, mille eest nad võitlevad, on tõepoolest tähelepanu. Ehk siis see kuraatori töö ei sisalda üldse mitte kunstiajaloolist ja kunstiteaduslikku käsitlust, vaid ta on hoopis teistmoodi üles ehitatud. Ja see on asi, mida võib öelda, et selle eest me oleme pälvinud palju kriitikat, öeldes, et see pole üldse nagu mingisugune, see pole kunstimuuseum. Väga õige, me olemegi isegi ennast nimetanud, et me oleme popkunsti suursaatkond, nagu Embassy of Pop Art, et me ei püüdlegi olla selline nii-öelda teaduslikult ja kunstiajalooliselt kureeritud muuseum, vaid me peame tegelema asjaga, mida ma arvan, kui ma ütlen sulle, Jim, nagu 2 sellist minutilist kestvust, üks on 23 minutit ja teine on 45 minutit. Siis need on klassikalised, nagu praegu hetkel Netflixi sarja kestvused. Ja me saame aru, et selle muuseumi külastuse pikkus peab olema maksimaalselt ühe inimese jaoks 45 minutit, kui ta üksinda ilma giidita siin käib. Sest see on taluvuspiir. Come on, meil on praegu jalgpalli MM käimas. Ja nad isegi sellepärast, et inimesed ei suuda 1,5 aega vaadata järjest.
teevad sinna mingisuguse hydration break'i sisse. Kas arvestan sellepärast, et inimestele anda võimalus minna? Seal on 2 asja koos, seal on täpselt 2 asja koos. Seal on üks on see, mis on nagu totaalne rahaallikas jalgpalliliidule. Sinna saab ju reklaami müüa ühe korraliku tüki. Come on, sul on 45 minutit reklaami tühja aega, kus tihtilugu väljakul ei toimu ka midagi. 22 meest nagu nühivad palli, rahvas karjub selle ümberringi ja mitte midagi ei juhtu. Ja sul on vaja seda nagu rütmi ehitada. Ja see jalgpalli 45 minutit pool aega on ideaalne, et ta pooleks teha ja teha üks Netflixi Trailer Park Boys nagu osa. Ja see ongi täpselt 23 minutit. Ja siis tuleb paus. Ja me oleme püüdnud mitte nüüd nagu risti vastu pinna, vaid liikuda kaasa selle vooluga, et ka meie muuseumis on. Et 2 korrust on sellised, et üks korrus on 23 minutit, siis sa liigud selle Marko Mäetamme maailma kaudu trepist alla alumisele korrusele ja see on teine 23 minutit, et see Marko Mäetamme trepp seal on joogipaus või selline disconnecti paus ja siis läheb jälle edasi see mäng. Et see võib kostuda mõnele inimesele praegu hetkel jällegi nagu üdini banaalne ehitada üles kunstimuuseumi ekspositsioon niimoodi nagu Netflixi seriaal või mingi film, aga sellest me oleme ammutanud inspiratsiooni tegelikult ja saanud tagasisidet nii noorte käest kui ka paljude muude külastajate käest, et see on kõige ägedam muuseumi kogemus, mis nad elus on saanud. Et minu kõige kihvtim tunne on see, kui sul on nagu käib 5000 õpilast käib 1 aasta jooksul siin läbi ja kui nemad võtavad oma vanemad kaasa ja toovad vanemad siia muuseumisse ja siis on nad giidid ja räägivad sellest, mis siin on. Ja vanemad kuulavad, pagan küll, minu laps nii tark ja talle meeldib muuseumis käia. Ise kutsub meid muuseumisse. Ütleb, meie laps ei ole mitte elu sees tahtnud muuseumis käia ja nüüd ta kutsub meid muuseumisse. Ja see on nagu suurim kompliment, mida mulle saab teha ja kogu meie tiimile saab teha, kui nagu noored tahavad siia tulla ja tulevad jälle ja siin on kõike juhtunud, siin on sünnitatud, siin on jah, siin on nagu kiirabi kohale kutsutud sünnituse pärast, siin on seksitud, siin on südameinfarkt saadud ja kiirabi selle pärast kutsutud, siin on laulatatud, siin on kihlutud. Kõigil on praegu kõik korras, ma loodan. Jah, siin on selles samas saalis, kus meie oleme, on toimunud riiklik lõunasöök presidendi poolt, siin on toimunud oluliste riikide vaheliste dokumentide allakirjutamised ja see ei ole pelgalt siis nagu muuseum, vaid see on nagu keskkond, see on platvorm juba millegi jaoks ja sellisena ma tahan, et ta olekski jätkuvalt olemas. Siin toimub isegi podcasti salvestusi. See on täiesti uskumatud asju. Mulle õudselt meeldivad grupi narratiivid, sest ma täna just kuulasin, kuidas 2 keskkonnaeksperti väga pikalt rääkisid, kuidas näete, et me näeme kliimamuutuse mõju isegi spordis, kus nüüd on hakatud jalgpalli vahele panema hydration break. Me näeme, et ilm on nii kuumaks läinud, et jalgpallurid ei ole võimelised enam mängima tervet pool aega ära ja peavad vahepeal jooma. Igaüks leiab endale sobivad narratiivi. Aga ikkagi Ivo küsimus, et kust neid kuraatoreid leida? Sa nüüd rääkisid väga intrigeerivalt Pokost, aga kas väljaspool Pokot on meil ka inimesi, kus nad kasvavad peale, kas nad kasvavad peale? Mina katsetan, meil on mina usun kõige rohkem praegu sellesse, et kunstnikud saavad ka ise suuteliseks ennast kureerida. Meil on, ka meie muuseumis on resident kunstniku piirkond, mille reegel on hästi lihtne. Kunstnik peab seda piirkonda täitma ilma kuraatori abita. Me ütleme, et siin on piirkond, kus sa teosta ennast. Teine reegel on see, et see peab olema esmaesitlus maailmas. Ja 3. on see, et samal ajal ei tohi sellel kunstnikul olla mujal maailmas näitust. Sellega me tagame sellise nagu eksklusiivsuse ja kui ta on piisavalt tuntud kunstnik, praegu hetkel on Soome tuntud selline vabakäe tänavakunstnik EGS, siis inimesed muidugi tulevad, sest et see on midagi erilist ja pealegi on kunstnik on ise kureerinud, seal ei ole seda mediaatorit või vahendajat juures. Et mina usun väga kunstniku enese kureerimisse ja ma tahaks rohkem just selliseid näituseid näha, kus kunstnik on ennast teostanud lõplikult ja täielikult. Siin muuseumis on küllalt palju teoseid, mis pärinevad sinu isiklikust kogust ja sa ka mainisid
vinüüle, seda head kassetimängijat, mis sul on, seda head vana autot, mis sul on. Räägime asjadest ja sellest, mis rolli asjad ja nende kogumine, aga ka nende kuhjumine sinu elus mängivad, sest et räägin siia ette veel juhtumisi, kas oli eile või üleeile, Sony PlayStation tegi maailmale teatavaks, et aastast 2028 nemad enam PlayStation 6-le siis ilmselt diske ei tooda. Ehk siis mäng, mida sa varem said võtta riiulist, teha karbi lahti, vaadata seda, võib-olla laenata sõbrale või siis minna second hand mängupoodi ja osta sealt kellegi kasutatud mäng, et see võimalus kaob ära ja siis juba keegi tegi mingisuguse lõõpiva naljavideo, mida ma Instagramis nägin, kus siis inimene näitas, et see on see, kuidas ma uhkustan oma mängukoguga aastal 2028 ja siis näitas tühjasid riiuleid niimoodi kaameraga, sõitis üle tühjade riiulite. Et ühest küljest on ju hea elada minimalistlikumalt, asjade vabamalt, mitte olla orjastatud oma asjade koorma all. Mingis mõttes on ju hea, et meil on sellised platvormid nagu Netflix või Spotify, et me ei pea elama asjade kuhja otsas, vaid kõik on ühe nupuvajutuse kaugusel, kui meil on seda vaja. Ja kui enam ei ole vaja, siis see nagu kaob kuskile sinna pilve tagasi, kust see tuli ja me saame oma seda ümbruskonda hoida sellise risuvabana ja piisavalt tühjana, et jääks ruumi oma mõtetele nii-öelda. Aga kuidas sina oled seda tasakaalu enda elus hoidnud, kuidas sa seda praegu hoiad, kui palju sa tunned ikkagi sellist loomalikku instinkti ikkagi niimoodi pesasse neid pähkleid koguda igaks juhuks sellise hea varuga ja siis istuda nende asjade otsas ja kui palju sa oled suutnud lihtsalt tegelikult niimoodi eemalduda sellest omamise instinktist või tungist? Osta ainult seda, mis on hea ja mis meeldib. Aga kui seda on väga palju? Osta palju? Ei, minul ei ole küll raha, et osta palju head ja meeldivat. Mul on täpselt nii palju raha, et osta ainult vahel midagi sellist, mis on väga hea ja mis mulle väga meeldib. Mulle ei meeldi, ma olen saanud elus paar kunstiteost ka kingituseks ja see on kõige halvem asi, mida üldse maailmas teha, on kinkida kellegile kunsti, suruda teda midagi tegema. Aga tulles selle sinu küsimuse juurde, et kui meil on nagu enamus teenuseid on meie ümber digitaalsed ja kui me kujutame ka seda ette, et meil on mingisugused füüsilise maailmaga suhtestuvad tehisintellekti agendid või sellised nutikad seadmed, robotid, mis suudavad ka füüsilisi asju meie jaoks korda teha, siis ma arvan, et üha enam ma näen seda, et füüsilistel asjadel hakkab tekkima täiendav tähenduskiht juurde. Ehk nad ei ole mitte tarbeesemed, vaid nad on tähendusesemed ideaalis. Ja ma loodan väga, et seda inimesed, keda ümbritseb selline pigem minimalismi võimalus, seda enam püüravad tähelepanu sellele, et see, mida nad füüsilise asjana tahavad endale saada, on oma põhjust. Et sellel on tähendus olemas, et tool ei ole mitte lihtsalt tool, vaid René Megretti tsiteerides, et see tool ei ole tool, et see piip ei ole piip, vaid tal on mingisugune tähendus taga. Ja inimene ei osta lihtsalt esimest ettejuhtuvat tooli, sellepärast, et see on tool, vaid ta loob sellega endale lugu, tähendust, mälestusi ja asjadega tulenevad mälestused on need, mis endiselt jäävad. Ja nad, võib alati öelda, et me oleme need, mida me jagame ja mida me välja näitame ja see, kui mul on mingisugune sellel käitumisel, asjadega käitumisel on olema statement ja ma leian seda, et minul ka on statement, et minu mehaaniline kell on muuhulgas ka statement, ta on mugav, ta on täpne, ta on disainilt ilus, aga ta on ka statement. Ja ma väga loodan, et kõik need teosed, mis minul on kogus, nad tulevad hästi lihtsalt teekonda pidi.
ta peab mulle meeldima, ta peab olema mulle ka rahaliselt kättesaadav, aga ta peab kõnelema ülejäänud teostega, mis mu kogus juba on. Ja see võib tunduda nagu selline mingi esoteeriline pendlijutt praegu, mida ma räägin, aga kui ma ostan uue teose, siis ma ei pane teda seina, vaid ma panen ta tuppa või kuskile keskkonda seina äärde kõigepealt. Et ta nagu kohaneks, saaks tuttavaks selle maailmaga, kuhu ta on sattunud nüüd, et ta on kuskil kunstnik tegi, ta oli kuskil ta oli, ta ei teadnud, mis temast saab. Ja siis korraga ma ostsin selle ära ja nüüd tõin enda juurde, panin ta seina tuppa. Ta peab nagu kohanema ja mina pean ka kohanema, teised teosed peavad temaga kohanema, et uus šerif on majja tulnud. Ja siis ma vaatan, kas ta istub, kuhu tuppa ta istub või millega koos ta istub või mida tuleks ümber tõsta. Ja siis alles tekib see nagu õige feeling ja tunne, et ma teadsin küll sel hetkel, et kui ma ta ostsin, et ta sobib kokku nendega, aga kuhu täpselt ja milline hakkab tema edasine elu olema, seda ma ei teadnud. Aga see üks missioon, mis mul on raudselt olnud, on see, ükski kunstnik ei ole oma teosed loonud selleks, et nad oleks laos näoga seina poole. Nad on loonud need teosed selleks, et vaadata, need oleks nähtaval. Ja ma püüan võimalikult palju teoseid näidata ja nähtaval hoida. On jõudne on kuulata seda, et ma ei tea, Gustav Klimti viimane oksjon, mis oli ka mingi rekordiline. Eelmine omanik ei olnud kunagi seda teost näinud ja ka praegune omanik, kes selle ostis, ütles, et tema ei kavatsegi seda kunagi vaatama minna. Et see on varaklass. Teate, kus kohas maailmas kõige rohkem kunsti on või? Ühes kohas koos. Mingi Londoni panga kelder. Ei ole. Pakkuge veel. Ei ole Louvre ega ei ole MoMA ega ei ole Tretjakov ega. Saudi Araabias. Ei ole. See on Genfis Freeport nimeline ladu, kus on 1,2 miljonit kunstiteost umbes. Juba 19. sajandi teisest poolest ja ka seal on muu hulgas need Klimtid ja muud teosed. Veel on palju teoseid, mis on ka teise maailmasõja ajal sinna tekkinud kuidagi, ka esimese maailmasõja ajal tekkinud sinna ja selle kogu nii-öelda väärtuseks hinnatakse umbes 500 miljardit. Et see on nagu suurem kui maailma kogu arvutimängutööstus kokku umbes ja kui sealt midagi välja tuleb oksjonitele, siis ta kipub tavaliselt kuskile 50 ja 100 miljoni kaupa minema, aga need uued omanikud ei võta seda teost välja, sest neil pole raha selleks, et seda kindlustada isegi selle näitamist. Nad ei saa ühelegi muuseumile seda näitamiseks anda. Sest üksi kindlustusfirma ei ole valmis kindlustama sellist niivõrd hinnalist teost sealt laost välja viimiseks. Ehk kunstist on tekkinud varaklass, mis vaatab keldris, lihtsalt pimedas keldris, kliima kontrollitud keldris näoga ei millegi poole. Jube kurb lugu. Mulle kangastus sellega ette mõte, et Elon Musk on täna väärtuslikum kui kogu seal. Aga mul tekkis tegelikult ka banaalne küsimus. Me võiksime vahetus teha, et tema võiks sinna minna. Keldrisse seina vaatama. Ja me võiksime selle kunsti kõik tagasi saada. Mulle tekkis üks väga banaalne küsimus, sest see nagu kõnetab väga, kuidas sa asjadest räägid. Aga selle juures mul tekib ka nagu selline igapäevane küsimus, et kuidas sa nagu elukaaslasega kodu kujundad, kuidas te valite siin asju nii, et tema valib. Okay. See on hea suunis. Kas on mingeid asju, millest sa oled pidanud ka lihtsalt loobuma selles mõttes, et tähenduslikke asju võib olla eri meediumites ja eri kujul, eri vormis. Aga kas sa oled otsustanud näiteks, et ma ei tea, vinüüle ma kogun, aga näiteks ma ei tea, CD-sid enam kokku ei osta või et kuhu sa endaks piiri oled tõmmanud, et mulle küll meeldib see asi ka, aga seda ma enam oma ellu ei mahuta ära. No on teatud rituaalsed sündmused. Näiteks kui ma lähen Londonisse, siis on üks kindel plaadipood, kus ma ikkagi lähen ja vestlen natukene. Mis pood see on, kui see pole saladus? See on Truman's Brewery juures üks, mul ei tule ta nimi praegu meelde, aga Truman's Brewery record shop ja hea, tore, meeldib ja seal on hea valik ja netist ei osta.
selle põhimõtte pärast, et noh, et see plaadipoes, see on jälle selline nagu disconnecti pooltund või tund aega. Et kui sa oled seal poes, siis ja midagi ma leian alati, 1 või 2 plaati. Aga mul ei ole nagu mingisugust ambitsiooni, et nüüd ma tahan maailma ägedamat plaadikogu, et mul on midagi puudu. Kui talt tekib mingi inspiratsioon ja midagi ägedat asja, siis ostan. Aga kunsti puhul mul on paar autorit, noh, keda ma nii-öelda jahin, sest et tegelikult minu kogu on nagu mosaiik popkunsti ajaloost. Sellest, kuidas ta on liikunud Ameerika idarannikult läänerannikule, kuidas ta mõjutanud inglise poppi, kuidas omakorda mõjutas ta Itaalia popi sündi, mis omakorda tekitas uue mõõtme popkunsti, mis mõjutas omakorda Hispaania ja Saksamaa, Prantsusmaa ja siis omakorda Inglise ja Ameerikasse põrkas tagasi, kuidas sealt tekkis korraga teise maailmasõja sellises Ameerika vaimustuses tekkis Jaapanis omakorda selline popkultuuri ja popkunsti žanr, kuidas see omakorda mõjutus ülejäänud maailma. Seda on nagu huvitav on jälgida lihtsalt seda ja sellel teekonnal on kihte tegijaid, kellest mõnesid on veel, keda ma jahin natukene ja kes on teinud kas kollääbe või olnud kellegiga koos mingil hetkel ja paljud nendest on tundmatud tegijad, aga kuskil on ka üks asi, milles ma püüan nagu pilku peal hoida ja see on siis see mitte kunsti ajaloo, popkunsti ajaloo mosaiik, aga need uued tähed, mis välja popsavad. Sama Refik Anatol, et kui praegu hetkel nagu Time nimeline ajakiri valistab maailma 50 mõjukama inimese hulka ja harva on see, kui kunstnik valitakse maailma 50 mõjukama inimese hulka. Seal on ikka ettevõtjad ja poliitikud ja Taylor Swifti taolised inimesed, aga kunstnik saab sinna. Siis meie alustasime, minu jaoks nagu Refik Anatol tuli radarile 5 aastat tagasi. Ja mul oli nagu hästi kihvt on see, et ma olen näinud teda mingist hetkest alates ja siin on üks teine autor, kes meil on väljas nimega Roope Rainisto, kellest suuri, isegi soomlased ei tea mitte midagi, soomlane. Praegu hetkel on ta sellise arvutimängufirma nagu Supercell AI juht, aga ta on aastast 2022 teinud AI kunsti, koosloome kunsti. Ja ta on ainukene soomlane, keda üldse on nagu Kristi ja Sothebi müünud nagu oksjonitel ja välja müünud. Tema üks viimaseid kollektsioone müüdi 30 sekundiga nagu tühjaks. Ja ta on kõige rohkem raha teeninud Soome elav kunstnik elusest peast üldse. Ja ta teeb tehisintellektiga koosloomet. Ja mul on nii hea meel, et nad võtavad minuga rääkida, kes ma olen nagu profaan ja sealt asjast väljaspool ja arutavad ka muul hulgas minuga nagu oma ideid näiteks ja plaane ja mõtteid ja jagavad seda, kuhu nad ise pürgivad ja praegu hetkel, mida ma näen näiteks Roope puhul on selline tehisintellekti nostalgia. Kujutage ette, et me oleme 5 aastat oleme elanud maailmas, kus tehisintellekt teeb kunsti koos autoriga, siis ma nimetan seda, rõhutan just seda, et see on koosloome-kunst. Ja nüüd on ta jõudnud sellesse punkti, kus kunstnikud ei taha enam tehisintellektiga koostööd teha. Sest et tehisintellekt ei suuda enam olla see imelik tulnukas, nagu ta oli 5 aastat tagasi. Siis ta oli imelik, ta tegi oma värvivalikutes, oma kompositsioonis, oma sellises perspektiivi lahendustes, tegi ta midagi sellist, mis oli nagu inimfantaasiast ja loomekujutlusest nagu niivõrd tulnukalikult erinev, et ta oli äge. Ta oli nagu kihvt, ta oli nagu täiesti eristuv. Ja nüüd on ta lihtsalt nagu suvaline kassipilt. Et tal on kõik olemas, tal on kõik küüned küljes, tal on kõik silmad olemas. Tahad teeta oranžiks lihtsalt või tahad teeta tumesiniseks ja midagi nagu ägedat temast, nagu sellist imelikku temast välja pressida ei suuda enam. Mulle meenub see vana videoklipp Will Smithist, kes sõi spagette, kuidas öelda, terve oma näoga. Jah, see oli väga hea. See oli aeg, kui AI tegi veel ägedat, nagu ebainimlikult ägedat kunsti ja me vaatasime ja mõtlesime, et wow. Mulle meeldib see selline nagu juba AI-st nagu selline mineviku meenutamine ja kui sa rääkisid siin sellest galerii pikkustest ja kõigest muust, siis ma saan aru, et praeguseks hetkeks oleme me oma publikumilt võtnud 2 Netflixi sarja käest ära. Nii et ma arvan, et me peaksime selle nostalgitsemise ühel või teisel viisil kokku tõmbama, aga
aga veel lõpumõte, mulle meeldis, kuidas Jim sa alustasid, et mis annab lootust. Aga kuna on sünnipäeva osa ja nagu rõõmsalt on juba alustatud, et mis kõige rohkem hirmutab? Teadmatus. Ma olen tagasi endiselt ühe asja juures, et ainuke asi, mis meid hirmutab siin maailmas, on teadmatus. Ja tegelikult kogu selle asja juures võib öelda, et on nagu jälle banaalne, et kaks asja, mida me ei tea siin maailmas. Me ei valinud seda hetke, kui me siia maailma sündisime ja me ei vali seda hetke, kus me siin maailmas sureme. Aga nendega me oleme õppinud hakkama saama inimestena, aga see ülejäänud, see vahepealse perioodi, selle sünni ja surma vaheline teadmatus, see on see ainukene koht, mida me kardame ja mida paremini me suudame hakkama saada selle igapäevase teadmatusega, seda turvalisem on olla, seda lootusrikkam on elu üksikisikuna ja tiimina. Ja veel kord, Eesti on selles mõttes jumalast äge koht, et meid on piisavalt vähe, et omavahel nagu selline väikene nagu selline vibreeriv seltskond olla. Meie organisatsioonid valdavas enamus on pisikesed, meil ei ole selliseid 1000 ja 10 000 inimeselisi firmasid olemas, mis ühel päeval ütlevad, et nüüd me laseme, come on, Volkswagen, laseme nagu nüüd laseme 10 000 inimest lahti nüüd. Ja ole siis sellises firmas tööl. Meil on sellised pisikesed mõnusad tiimid ja ideaalse suurusega tiim, ma väidan praegu hetkel nii-öelda AI ajastul, on 5-liikmeline tiim. Need on inimesed, kes suudavad hommikul ühe laua taha ära mahtuda, natukene juttu rääkida, leppida kokku, mida me teeme ülejäänud päeva jooksul ja pärast tunnel kokku saada ja arutada, mis ma päeva jooksul siis tegin ja mis see tulemus oli. Ja kui see on suurem ettevõte, kus on nagu 100 inimest, siis jaga omal ikkagi 5-liikmelisteks tiimideks, kes käivadki iga päev laua ümber ja arutavad seda asja. See on nagu super hea päike seda Eesti taolisele enesejuhtivatele inimestele. Ja me oleme enesekriitilised, me oleme küünilised, meie huumor on enesekriitiline ja me oleme hästi pragmaatilised, mis tähendab seda, et võrreldes muu maailma, kes ajab vahtu välja, siis me ütleme, et aga teeks ka midagi või. Et see annab lootust. Ja kuna tähistame täna oma 10. sünnipäeva, siis küsin lõpetuseks ka tuleviku kohta 10 aastat pärast tänast hetke. Mis on peateema? Kui me praegu jahusime AI-st ja sellest, kuidas see on meid nii mädandanud kui ka arendanud, siis 10 aasta pärast, millest me räägime? Ma arvan, et 5 aasta pärast me räägime juba selle selgeks, et meil on kiip naha all ja me oleme happy sellega. Ja see tähendab seda, et 10 aasta pärast ma ei tea, millest me räägime, aga 5 aasta pärast on teemaks kindlasti see, et minu sees elab masin, kellega ma olen õnnelikus kooselus ja keda ma väidetavalt kontrollin, kes teeb minu elu paremaks ja lihtsamaks. Ja mul on seal kuskil, meil kõigil on seal kuskil, mida me nimetame praegu internetiks, on sellised väikesed tarkvaratükid, mida me võime nimetada ka orjadeks. Aga nad tegelikult ei ole mitte orjad, aga me oleme meie endi tööjõud, kes teevad meie eest mingisuguseid asju. Ja meil on ilmselt 2 aasta jooksul me jõuame praegu sellesse punkti välja, kus selline praegu amokki lastud tehisintellekt on ära reguleeritud ja mainstreamiks muutunud ja see ei ole võib-olla kõige rõõmsam tulevik, aga see tähendab seda, et maailmas on 5 firmat, kes kontrollivad teda ja me ostame kõik nende 5 firma teenuseid ja siis me oleme 5 aasta pärast jõudnud punkti, kus kohas 2 nendest firmadest või 3 nendest firmadest on öelnud seda, et sa võid nüüd järgmisel hommikul ühe kapsli võtta ja sellega koos su kehasse läheb üks väike masin, kes lähimad 6 aega teeb tööd sinu heaks ja vastab su kõnedele ja meilidele ja äratab sind, jälgib su und ja pole vaja asju kanda enda küljes, pole vaja telefone laadida või kellasid laadida. Et sinu keha laeb teda, tal on hea olla seal ja annab selle märku, kui sa pead vett jooma. Sul tuleb jänu. Sa ei tea, miks pärast sul jänu tuleb, aga see on sellepärast, et tal on vaja
et sa hüdreeriks ennast, sest siis ta saab paremini elada. et selline tulevik. jah. aga valdavalt enamus ma peaksin, et tuleviku kohta pead sa küsima nendelt inimestelt, kes on praegu 10-aastased. Nemad teevad kõige paremini, milline see tulevik on, sest et nemad ei oma veel piiranguid erinevalt meist, kes me mõtleme juba totaalsetes piirangutes. Vaatan oma 10-aastasele tütrele praegu otsa, kelle nägu. Tal on ammu kõrvaklapid peast ammu kuulanud. Ta juba ammu kuulab midagi muud. Aga ja siis koduteel saame rääkida. Uskumatu, et mitte ükski inimene ei ole veel vähemalt siin saalis magama jäänud. Ma ei ole vaadanud, ma ei julgenud, sest kui me Tartus salvestasime viimati, siis 3 inimest magasid. See ei ole isegi nali. Aitäh, et tulite meid kuulama. Aitäh, Linnar, et sa meiega rääkima tulid. Aitäh, Poko, et te meid vastu võtsite. Palju õnne sünnipäevaks meile. Kas nüüd on kunst? Jah, parim viis oma lugupidamist kunsti vastu näidata on siis, kui sa vaatad teda. See hetk oma elust, kui sa oled silmitsi kunstiteosega, see on see, millest kunstnik on unistanud. Isegi kas või 10 sekundit. See on ka tähtis tema jaoks. Nii et kunst on selleks, et teda vaadata. Aitäh.